Tere tulemast tagasi, mina olen Elisabeth ja täna me räägime siis vähitähemärgist. See on furni ja furni on ka vähkus juures. See on ka vähku. See on nüüd 4. video selles seerias, mida ma teen, nii et ma kavatsen järgnevate nädalate jooksul läbi teha ka kõik alles jäänud 8 tähemärki, nii et jätkame vähiga. Enne kui ma alustan, ma lihtsalt tahan öelda, et see video ei saa 100% iga vähiga samastuda, sest et inimesed on ikkagi mingil määral erinevad. Ja kui sul on kunagi öelda, et sa oled vähk või hambur või veepalaja või ükskõik milline 12 märgist, siis see on sinu päiksemärk. Aga lisaks sellele on sul veel ka kuumärk, Merkuurimärk, Veenuse märk. Kõik planeedid on erinevas märgis, erinevas positsioonis ja seal on palju teisi aspekte, mis sinu iseloomu ja sinu olemust mõjutavad. Aga kui sa oled vähk, siis kindlasti leiad sa siit videost midagi, mis sinuga samastub. Nii et alustame. Vähid on sündinud siis 22. juunist 23. juulini. Sõltuvalt aastast see võib kõikuda paar päeva siia-sinna, aga umbes siis selles vahemikus. Vähid on siis veemärk, mis teeb neist väga emotsionaalsed ja väga empaatilised inimesed. Ja vähiplaneet on kuu. Kuu on samuti emotsioonidega seotud planeet. Ja kokkuvõttes võib öelda, et vähi põhiline omadussõna ongi emotsionaalsus ja emotsioonid. Nad käituvad hästi emotsioonipõhiselt ja nende elu käib hästi palju emotsioonide ümber. Ja inimestele nende ümber võib see tunduda väga arusaamatu, aga vähid ei suuda vaadata midagi ilma, et neil tekiks sellega emotsioon. Nad tõlgivad endale kõiki ümber emotsioonidesse, isegi kui nad teevad seda alateadlikult. Nad vaatavad oma telefoni, neil tuleb sellega mingisugune emotsioon. Nad vaatavad peeglisse, neil tuleb mingisugune emotsioon. Nad vaatavad küünalt laua peale, neil tuleb sellega mingi emotsioon. Neil tulevad iga asjaga mingid emotsioonid ja nad on hästi emotsionaalsed. Nad on seltskonnas alati esimesed, kes naerma hakkavad ja ühtlasi esimesed, kes nutma hakkavad. Nad on hästi tundlikud emotsioonide suhtes. Ja nad kogevad kõiki emotsioone palju intensiivsemalt kui kõik teised. Ja kui rääkida sellest, et vähiplaneet on kuu, siis vähkidel tihti on kuuga mingisugune eriline side. Nad kas või vaatavad lihtsalt aknast kuud ja nad tunnevad mingit äratundmist või jällegi mingisugust emotsiooni, mis neil sellega tekib. Nii kui üldiselt rääkida vähi iseloomust või millised vähid on seltskonnas, siis võibki siia kõrvale tuua sellise võrdluse. Et vähid on veemärk, nad on nagu vesi. Kui sa valad vee kannu, siis ta võtab kannu kuju. Kui sa valata klaasi, ta võtab klaasi kuju. Kui sa valata vaasi, siis ta võtab vaasi kuju. Kui sa valata merre, siis ta saab merega üheks. Ja samamoodi on ka vähkidega, nad muutuvad sõltuvalt oma ümbruskonnast. Nad võivad olla kõige jutukam inimene ruumis, nad võivad olla kõige vaiksem inimene ruumis. Nad võivad olla kõige rõõmsam inimene ruumis, nad võivad olla kõige kurvem inimene ruumis. Nad muutuvad hästi palju sõltuvalt sellest, mis toimub nende ümber ja mis inimestega nad parasjagu on ja mis seltskonnas, mis ümbruses nad parasjagu on. Kuna ma üritan inimesi kohates alati arvata, mis nende märk võiks olla, siis vähkidega ongi selles suhtes keeruline, et nad muutuvad nii palju sõltuvalt sellest, mis seltskond nende ümber on. Selle positiivne külg ongi see, et nad sulanduvad väga kergesti sisse. Ja nad ei muutu isegi sellepärast, nad ise tahavad sinna sisse sulanda ja nad tahavad teiste moodi olla. See lihtsalt loomulikult toimub neil. Nad oskavad inimestega ümber käia, nad oskavad käituda, nad teavad, mis seltskonnas, kuidas olla. Aga selle negatiivne külg on see, et nad on ka hästi kergesti mõjutatavad. Ühtlasi vähid jätavad endast väga hea esmamulje. Nad on viisakad ja meeldivad ja nad väga tahavad kõigile meeldida. Nii et nad on lihtsalt üüberviisakad, üübermeeldivad, üübersõbralikud ja hästi siuksed. Ühtlasi nad on hästi empaatilised ja hästi kaastundlikud ja nad suudavad hästi kergesti panna ennast teise inimese kingadesse või vaadata elu või olukorda läbi teise inimese silmade ja nad saavad sellest hästi aru ja nad oskavad selles suhtes inimestega ümber käia. Et nad on hästi taktitundelised ja nad teavad, kuna mida öelda ja kuidas õigesti käituda. Ja kuna nad on ise hästi tundlikud ja nad on ühtlasi hästi ebakindlad, nad võtavad kõike hästi südamesse, et see, mida inimesed nende ümber ütlevad, mõjutavad neid hästi palju, nad on hästi kardavad kriitikat ja neile peab alati meelde tuletama, et sa oled ilus, sa oled tubli, sa oled tore, sa oled see. Aga seoses sellega, et nad ise nii tundlikud on, nad oskavad teiste inimestega väga jõusti ümber käia ja nad tahavad inimesi enda ümber alati teha rõõmsaks ja õnnelikuks ja kõiga hästi läbi saada. Kuna nad oskavad inimestega ümber käia, nad on empaatilised, nad saavad inimeste emotsioonidest hästi kergesti aru, ilma et inimesed ise midagi ütlema peaks. Nad on arusaajad, aga selle kõige negatiivne külg on see, et vähid võivad muutuda ka hästi manipuleerivaks ja osata ära kasutada seda, et nad inimestega ümber oskavad käia. Nad võivad muutuda manipuleerivaks, nad oskavad mängida kannatanut ja nad oskavad teha ennast hästi hädiseks. Üks asi, millest minu arust vähkide puhul piisavalt palju ei räägita, on nende sisetunne. Neil on väga hea intuitsioon ja väga hea sisetunne. Nad saavad enamus ajast alati aru, kas inimesel on head kavatsused või halvad kavatsused. Ja mitte ainult inimestega, vaid üleüldiselt nad on natuke isegi selgeltnägija võimetega. Neil on kas tihti sisetunne või intuitsioon või mingi väike hääleke peas, mis ütleb neile, kuidas asjad tegelikult on. Nad tihti näevad unenägusid, mis ütlevad neile asju ette või nad ennustavad mingil muul moel, nad panevad tarokaarte või midagi sellist. Nad on hästi huvitatud sellistest asjadest ja esoteerikast üleüldiselt. Astroloogia, tarokaardid, numeroloogia, kõik sellised teemad.
ühtlasi vähkidele võib väga pakkuda huvi reiki või üldiselt mingid ravitsemised, kas siis ravimtaimedega või midagi sellist. Nii, kui me räägime veel korra nendest intensiivsetest emotsioonidest, mis vähkidel on. Neil on see komme, et kui neil tuleb peale mingi emotsioon, siis lähevad hästi sinna emotsiooni sisse ja nad hästi kogevad seda nii-öelda. Nad võivad olla hästi suured melanhoolikud ja nii-öelda ammutada seda kurbust enda sisse ja tunda seda kurbust hästi tugevalt. Kui osade inimestega nii, et kui neil tuleb kurb tuju, siis nad üritavad sellest pigem lahti saada, siis vähkidega võib olla vastupidi, nad teevad seda hullemaks. Nad panevad endale mingi kurva muusika käima, nad tunnetavad seda kurbust nii palju, kui nad vähegi saavad ja nad nutavad oma silmad peast välja ja nad elavad seda kõik kohutavalt üle. Aga samas see ei ole midagi, mis juhtub kogu aeg. Vähid koguvad oma emotsioone hästi kaua sisse. Koguvad oma emotsioone hästi palju sisse ja siis kui need on juba neid emotsioone seal piisavalt palju koos, siis mingi hetk nad plahvatavad mingi väikse asja peale. Selles suhtes nad jätavad endast väikse hullukese mulje tihti. Hästi palju räägitakse, et vähid on tujukad ja vähid on pahurad ja nad on nii, et tujurikkujad mingil määral. Vähi halva tujuga on lihtsalt see, et kui vähil on halb tuju, siis seda on tavaliselt tunda. See ongi segane, nad ei suru seda paha tuju kellelegi nina alla, aga seda on lihtsalt näha ja seda on lihtsalt tunda. Aga samamoodi on ka vastupidi, kui vähkidel on väga hea tuju, siis on seda alati tunda. Ja nad tegelikult on hästi-hästi humoorikad ja nad on hästi naljakad ja nad oskavad nalja teha väga hästi. Need tihti meelelahutavad seltskonda. Vähid on äärmiselt otsustusvõimetud. Üks, et nad tahavad midagi, siis järgmine, et nad ikka mõtlevad, ei, ma ikkagi ei taha, siis nad jälle tahavad, siis nad jälle ei taha. Näiteks, kui vähid hakkavad midagi tegema, neil on mingisugune projekt või midagi. Alguses nad on motiveeritud, nad tahavad, nad teevad. Siis neil tuleb peale see ebakindlus, et äkki ma ikka ei saa hakkama, äkki ma ikkagi ei taha, äkki ma ikkagi julge, issand, mis siis saab. Nad on hästi suured muretsejad. Mis saab siis, kui ma teen nii, ja sa mõtled, et ei, okei, ma ikkagi ei tee seda. Siis järgmine, nad mõtlevad jälle, et äkki ma ikkagi peaks seda tegema. Siis mõtled, ei, ma ei tee, teen, ei tee. Vähkidel läheb otsuste tegemisega äärmiselt palju aega. Nii, kui rääkida vähi sõpradest, suhetest, perekonnast, siis nad on hästi-hästi lojaalsed, nad on hästi pereinimesed, nad hästi hoolivad oma sõpradest, oma perest, kõigest sellest. Ja kuigi nad on stereotüüpiliselt nii-öelda pehmekesed, mida mina kusjuures ei usu, aga stereotüüpiliselt nad on pehmekesed, siis oma perekonna eest nad astuvad väga välja ja nad on hästi valmis välja astuma nii-öelda. Sõprusgruppides on nii, et vähid võivad tihti võtta seda nii-öelda emaliku rolli. Nad on alati need, kes muretsevad kõigi pärast, kes alati lohutavad, kes alati loovad seda meeleolu. Tahavad, et kõik tunneks ennast hästi. Ma ei oskagi seda paremini öelda, aga nad võtavad emaliku rolli. Üleüldiselt nad on hästi head nii-öelda emafiguurid. Nad saavad lastega väga hästi hakkama. Nad tihti oskavad väga hästi süüa teha. Ja neil on üldse nii-öelda koduperenaiselikke oskusi. Ja see, et nad võtavad seltskonnas emafiguuri, see käib just pigem vähknaiste kohta. Ühtlasi, vähkidel on alkohooliku potentsiaali. Ma ei oska konkreetselt lahti seletada, miks see nii on, aga nende emotsioonid ja kõige sellega. See lihtsalt käib nende iseloomuga kuidagi kaasa. Aga samas see ei tähenda seda, et iga vähk oleks konkreetselt alkohoolik. See lihtsalt tähendab seda, et neil on potentsiaali rohkem kui teistel. Ühtlasi, kuna vähiplaneet on kuu, siis võiks tegelikult öelda, et vähkide iseloomu mõjutab hästi palju nende kuumärk. Ja ma olen siiamaani natuke maininud neid kuu, Merkuuri, Veenuse märke, kõiki seda. Ma kavatsen tulevikus selle kohta videosid teha, kui see praegu natuke segane tundub, nii et lihtsalt jääge ootama ja ma seletan selle kunagi lahti. Aga vähkide puhul võib nende kuumärk mõjutada. See oli siis kõik vähi tähemärgi kohta. Ma loodan, et te leidsite siit midagi, mis kas teie või mõne teie tuttavaga samastus ja head aega!